Siin videos ma näitan sulle, kuidas ma oma klientidele siis turundusega tulemusi saan ja kuidas ma saan neile kuskil 10-15 objekti külastust kuus. Liide ma saan Facebooki reklaamide kaudu. Siin on näide ühest ettevõttest, kellega ma olen siis siin esimese paari nädalaga saanud, see on nüüd üks kõige paremaid tulemusi, mis meil on olnud, aga on saanud 66 liidi, kes kõik on siis nii-öelda küllaltki kvalifitseeritud, et nad on ikkagi pannud, et näed, et tahaks ehitada sellise maja, et mitu tuba, kogu see teema. Et jah, inimene näeb siis Facebookis reklaami, et saada näiteks tasuta hinnapakkumine oma projektile, mille järel ta siis täidab ära meie kontaktvormi. Tavaliselt siin on ka paar küsimust, et näiteks, et kas sul on projekt olemas, mis on sinu projekti eelarve ja siis kirjeldus, et mis iganes, 4 tuba või 3 tuba, mitu ruutmeetrit või kuidas iga inimene aru saab. Kuna meil see kampaania on praegu väga hästi läinud, siis olen ka pannud siia lahtri, et nad eraldi nagu telefoninumbri kirjutaks, siis ma tean, et telefoninumber on nagu õige. Ja siis nimi ja email ja saadetakse ära. Et siin lõpus on mul ka selline tekst, et põhimõtteliselt päring on edukalt saadetud, et seni kuni teiega ühendust võtame, siis palun saatke projekt pluss lisainfo meili aadressile. Et see on see, et mingi väike osa näeb seda teksti ja siis võib-olla saadab oma projekti juba kohale. Nii, kõik need kontaktid, kes meil nüüd Facebookis tulevad siia tarkvarasse nimega High Level. Siin siis nii mina kui ka nii-öelda see ehitusettevõtte omanik saame hallata neid kontakte, mis meil kõik tuli. Sellest siis põhimõtteliselt meil on niimoodi see müügitoru üles ehitatud, et kui kontakt tuleb, siis läheb automaatne SMS, ma neid suhtluseid näitan ka siin pärastpoole, aga põhimõtteliselt mina helistan, kvalifitseerin selle nii-öelda inimese ära, et siis see tähendab seda, et kui ta lihtsalt võib-olla õngitseb hinda või tahab, et ei taha päriselt ehitada, et siis ma nii-öelda suunan nad emailile või siis lihtsalt annan meie veebilehe neile uurimiseks. Et aga kui nad on tõsiselt, tahavad ehitada maja, nad on võib-olla paarist kohast hinnapaigast võtnud, see on okei. Et siis põhimõtteliselt ma lepin nendega kokku aja, millal projektijuht siis neile helistab. Et see oleneb mõnega, me teeme objektikülastusi, mõnega telefonikonsultatsioone, aga praegu see telefonikonsultatsioon töötab päris hästi, et siis saab projektijuht ise suunata edasi vastavalt kuhu vaja. Et kas arhitektide juurde või siis kohtuda, et see on kõik siis projektijuhi enda otsustada. Et meil põhimõtteliselt ongi ühine kalendrisüsteem selle projektijuhiga, et ta saab SMS teavituse, kui nii-öelda telefonikonsultatsioon on kokku lepitud ja talle tulevad siis nii kliendile kui ka projektijuhile tulevad ka SMS meeldetuletusi teha. Lihtsalt ütlen, et kõike seda asja saab teha ühes samas tarkvaras, kõik need SMS meeldetuletusi, automatsioone. Siin on siis üks kõige hiljutisemaid näiteid sellest nii-öelda süsteemist, et ta täitis vormi ära kuskil siin 3:10 õhtul on ju reede õhtul, et sellel ajal keegi saadaval ei ole, aga automaatne SMS läks siis välja, et millal ma võin ühendust võtta, et selle projekti kohta rohkem uurida, saame edasi vaadata. Et see ongi selline SMS, mis küsib, et millal ma võiksin neile helistada. Tema siis on selline, kes räägib inglise keelt, eesti keelt väga ei räägi, mis on täiesti okei. Et ütles, et võib siis esmaspäeval võin talle helistada, mis igas selgitas siin projekti ka, et kuna ta oli nii straightforward selle asjaga, ütles, et tahab saada hinnapakkumist, et teiste ehitajatega võrrelda, siis ma ei hakanud teda isegi kvalifitseerima eriti, vaid ma leppisin temaga otse selle telefonikonsultatsiooni kokku. Et jah, ja siis ta ütles, et oleks esmaspäeval homme, siis kell 14:15 on okei. Panin aja paika talle kalendrisse, siis ütlesin, et näed, nii kaua, kas saaksid palun meile projekti saata, et siis saame juba vaadata enne telefonikonsultatsiooni ja põhimõtteliselt nii ongi. Ja siis läks ka nii-öelda meeldetuletused tulevad ka. Ma näitan sulle nüüd, kuidas need automatsioonid on mul üles ehitatud, et esiteks meil on siis trigger, ehk siis milleks on see, et Facebookis see ankeet täidetakse ära, siis see teeb sinna müügitorusse nii-öelda selle kontaktkaardi, ootab 1 minuti, saadab teavituse nii mulle kui ka mu kliendile ja siis läheb automaatne SMS sellele isikule siis, kes selle kontaktvormi täitis. Siis telefonikonsultatsioonide koha pealt samamoodi, kui ma olen pannud kalendrisse selle aja,
siis tuleb teavitus nii mu projektijuhile, mulle, kliendile ja ka meeldetuletused 24 tundi enne ja tund aega enne. Et see on lihtsalt see, et ei läheks meelest ja projektijuht saaks võimalikult suure protsendiga need inimesed kätte, kui oli aeg kokku lepitud. Ja noh, kui sa mõtled, mis point nendel telefonikonsultatsioonidel on, siis see põhimõtteliselt ongi see, et projektijuht saab esiteks rääkida selle kliendiga, natuke rohkem süveneda sellesse projekti, siis teiseks on müügiprotsessis päris tähtis osa, sest sa saad reaalselt nagu rääkida selle inimesega, et kui ma lihtsalt ajaksin läbi meili neid asju, siis see kontakt või noh, see nii-öelda kliendi ja nagu teenusepakkuja suhe on nagu oleks palju pinnapealsem, nii võib öelda. jah, projektijuht, kui on siis selle telefonikonsultatsiooni ära teinud, siis ta saabki kas suunata projekteerijate juurde, teha kohe hinnapakkumine ära ja mida rohkem hinnapakkumisi saab välja, seda suurem on ka tõenäosus, et seda suurem osa neist läheb lukku. Kui sa tahad, et ma teeks veel mingeid videosid sellel teemal või on mingeid muid küsimusi, kuidas turundust teha või kuidas neid Facebooki reklaami üles panna, siis lihtsalt jäta kommentaar ja ma tõenäoliselt teen video selle koha pealt, et ma proovin siin olla nii avatud, kui ma saan, et ma näitan sulle põhimõtteliselt kõik ära, mis ja kuidas ma teen. Nüüd, kui sa tahad seda tarkvara 14 päeva tasuta proovida, siis all on link, soovitan seda tarkvara tõesti, et mina olen seda kasutanud juba päris pikka aega ja tõesti, ta on lihtsalt väga võimas tööriist, mida siis oma igapäevatöös kasutada.